tere, minu armsad kaasteelised. Ma olen oma Facebooki lehele postitanud mitu sellist väemaali ja Osho aktiivsetes meditatsioonides ma teen pausi. Ja täna, olles siin tööl, järsku käis mingi plõks ära, ma pean postituse tegema, et ma pean võtma kaardid ja vaatama, et millised energiat siis edasi hakkavad siis toimetama meiega. Ja oli ju pööripäev ja mina ka kuidagi magasin rahutult. Ja hommikul olin vähe selline uimane. Või see ärkamine võttis nagu aega. Ja otsin kaardid ja vau on ja ma mõtlesin lihtsalt, et ma kirjutan teksti ja ma kirjutasin siia juba nagu valmis ka, aga nii palju nagu mõtteid ja seda infot jookseb nagu peale, et ei saa, ma teen video. Olgu, ma teen video. Ma pean näitama ka teile seda neid kaarte, et esimene suure arkaani kaart, see hierofant, mina ütlen ikkagi, et see on paavst, teine saatan, põmm ja kolmas karikate 5, viied, 15 samamoodi 5 sees, et põhimõtteliselt nagu 3 viite järjest ja 5 on ebastabiilsus, muutused, kriis ja ja see karikad samamoodi, nad on ju seotud tunnete, emotsioonidega, võib ju öelda, et must ja valge, aga mina paavsti puhul alati natukene kahtlen, seepärast, et paavst on siin reaalses elust igast jama kokku keeranud, on ju. Ja saatan elab ju kirikus põhimõtteliselt. Okei, see selleks. See on siuke teine jutt. Siis edasi võtsin oraaklikaardid. Esimene on siis, ma näitan ka, et kõrgem jõud on ju 4. Siis teine on õnnistus 22. 2 ja 2 on kokku 4. Kolmas, väga õnnelik ja happy kaart 26, aga 2 on ka sees ja 2 ja 6 on kokku 8 ja mis jällegi ju on 2 ja 4-ga sõber, nii et ma jätan selle 6 ja 8 praegu sinna samasse paika, sest toonitatud on 2 ja 2 on kui 5 on ebastabiilsus, siis 2 on stabiilsus ja stabiilsuse otsimine. Ma kirjutasin ka juba omale siia osa nagu teksti valmis, et ma panen sinna Facebooki, et kesktee ja stabiilsuse otsimine ja 4 on stabiilsus ise ja turvalisus ja mingite asjade kinnistamine. Nii, ja siis edasi ma ei saa kohe kõike rääkida, järjest ma pean samm-sammult minema. Siis põhimõtteliselt need kaardid siis ütlevad seda, ma ju vaatan, et mis siis edasi saama hakkad või mis energiat siis möllavad, on ju. Et paavst on traditsioonid ja saatan on ebatraditsionaalne. Siis ja inimene puutubki kokku traditsionaalse maailmaga ja ta ongi sunnitud vaatama iseendasse. Siis paavst ja saatan mõlemad armastavad rituaale ja rituaalseid tegevusi ja pööripäev oligi seotud rituaalidega ja see oligi maagiline ajaperiood, aga ta ütleb, et need rituaalid ja need maagia, mis sai sellest pööripäevast alguse, need käsikäes nüüd liiguvad edasi. Ja paavst ja saatan on ilusti siin minu kaartides kõrvuti, käsikäes ja traditsioonid ja ebatraditsionaalsus. Need tekitavad inimestes vastuolusid, vastakaid emotsioone
ja kes hakkab muutuma ja muretsema, ongi kriis, et selle traditsionaalse ja ebatraditsionaalse vahel. See ei ütle, et see paavst ja saatan, et nad võitlevad, absoluutselt mitte. Siin ei ole võitlusmomente, see nutukaart ju näitab lihtsalt, et on muretsemine. Selle pärast, mida ei ole või kardetakse millegist ilma jääda. Võib-olla traditsionaalsest elumustrist või tundmustest ja sest on praegust segunemine ja see on nagu värvide kokkusegamine. Siis ja tulebki vaadata, et ja informatsiooni koguda iseenda seest ja ka väljapoolt, sest paavst vaatab enda sisse ja saatan vaatab, mis väljapool toimub. Ja toimubki enda seest info korjamine, väljapoolt info korjamine. Ja see saatan lihtsalt ütleb ka seda, et mida sa nüüd sealt omaks võtad, et kas sul on, tulevad mingisugused kinnisideed, kinnismõtted, sa orjastad iseennast nende kinnismõtete külge ja see info, mis tuleb, et kas sa oskad seda välja selekteerida, mis on õige, mis on vale, siis tööalaselt ka isegi ta ütleb, et okei, et see, mis sa oled õppinud, mida sa oled omandanud, siis aeg on seda natukene nagu muuta ja võib-olla ka riske võtta ja mitte karta asjadest ilma jääda, loobuda, lahti lasta, et need on ainult emotsioonid, hirmu ja murega seotud emotsioonid, millest sa nagu kinni hoiad. Ja ongi õppimise ja info kogumise ajaperiood. Siis vaatame edasi. Mis ma siia veel... ja kommunikatsioon. Et enda sisse vaatamine kui ka informatsiooni jagamine. Ja sul tuleb lihtsalt vaadata, et mida sa usud, mida mitte. Et millega sa lased ennast orjastada ja millel mitte. Et ühesõnaga, et kõrgemad jõud, seesama kõrgemad jõukaart, kõrgemad jõud ja õnnistus ütleb, et nende liit on ju põhimõtteliselt nagu õnnistatud siis, õnnistatud liit. Et nagu võta, kuidas tahad. Ja need on ju, üks nutab, teine naerab. Kumba sa siis nagu siit võtad? Iga ühe jaoks on nagu oma. Et vaatan... Ja, et selline liikumine võib olla õnnistuseks, kui jäetakse maha vanad energiat ja keskendutakse sellele, mis on ees ootamas. Nii. Ja siit võib ka tulla välja siis, et selline hingeline pimedus, teadmatus ja sellest ka tulenevalt selline nagu muretsemine. Siis eesmärgid, enamus inimesi seabki endale nagu eesmärgid tulevikuks, aga see lihtsalt ütleb seda, et midagi võiks nagu muuta, lahtiste silmadega ringi vaadata, sellised asjad, mis töötavad ja toimivad, võiks jätta nagu samaks, et see teeb sind õnnelikuks, aga kindlasti tuleks kuulata intuitsiooni, sisemist seda sisemisi jõudusid. See võib ka tuua kadedust samade valdkondade inimeste poolt, ükskõik mis valdkonnaga sa siis tegeled tööalaselt, et see toob kadedust endaga kaasa päris palju. Ja see paavstikaart ütleb, kõik see kadedus on õigustatud. Ühesõnaga loll, kes vabandust ei leia. Nii.
ja lõppkokkuvõttes see ütlebki, et see vana ja uus, see kriis ja muutumine, see selgelt nägemine, sisemine sinu enda tunnetus, et see äratabki emotsioonid nagu nii üles, et kellel see tulebki siis selle rõõmsa eufooriana ja kellel siis see tuleb tohutu suure hirmuna ja kartusena. Et kuigi siin ju ütleb, et tunneli lõpus paistab nagu valgus, et ära keskendu sellele, et millest sa ilma jääd või mida sul ei ole või sa kogu aeg nutadki taga seda, et mis sul kunagi oli, sest see on traditsioonid, et mis sul kunagi oli, et sa nutadki seda taga, mis sul kunagi oli ja sa ei näegi seda, mis sul tegelikult nagu olemas on ja mis võimalused sul on tegelikult olemas ja see saatan lihtsalt julgustab sind olema julgem, ettevõtlikum, riskialdim. See küll ei ütle, et hüppa nüüd tundmatus kohas vette, absoluutselt mitte. Ta ütleb, et noh, vaata, tunnel on seal, äkki sa lähed selle valguse suunas. Et ja mõlemad, ja kusjuures on ju vahva, mõlemad nendel kaardidel ju õnnistavad. Käsi on mõlemil püsti tõstetud ja mõlemad nad õnnistavad sinu teed, ükskõik mis tee sa ka ei valiks, sa oled õnnistatud. Jah, sest just, ja see ütleb sama, õnnistus. Oled õnnistatud. Tee, mis tahad. Kõik on õige praeguse seisuga. Peaasi, et sa ei nuta taga mingit vana asja. Et ja kindlasti see julgustab tegutsema. Oht on lihtsalt sellest, et sa vägivaldselt ja jõuga ei hakkaks mitte midagi läbi suruma. Et see on nagu hästi oluline. Siis lähevad emotsioonid sassi, sa oledki endaga stressis, puntras endaga ja see toob endaga palju nagu katsumusi kaasa. Jah, sa võid kirglik olla oma töös ja tegemistes, aga mitte jõuga asju läbi suruda. Nii, ja plõks lülitas mul video välja ja keegi ei taha, et see informatsioon arvatavasti kuskile nagu jõuaks, et noh, vaata, kõrgemad jõud. Et mis siin praegust nagu toimub, on ja siis ma tahtsin veel rääkida, see ei ole veel kõik. Et nendel kaardidel mõlemil on lukuaugud. Sellel kõrgemal on siin 3. silma kohal ja siin on muna ja lukuauk. Ja preestril on võtmed. On ju? Praeguse seisuga see ütleb, et kuula oma intuitsiooni, 3. silm on lahti. Ja sul on võti, mis avab sinu 3. silma. Ühesõnaga sellisteks vaimseteks toimub vaimne kasv, vaimne areng, avanemine, 3. silmad avanevad ja see võti on sinu enda käes, mitte kellegi teise käes. Ja tuleb vaadata, et ka esoteerikutest, et keda sa kuulad, keda mitte. Et võib-olla jätaks hoopis sellise kolmandad sellised nägijad, tegijad, kanaldajad, noh, mina siin räägin ka ja targutan praegust, on ju, et jätaks võib-olla isegi need natukene nagu kõrvale ja et sa süveneksid rohkem iseenda sisse ja püüaksid rohkem kuulata seda, et mis siis intuitsioon, sisetunne sulle tegelikult nagu räägib, milliseid unenägusid sa näed, et see kõik on praegust nagu maru oluline. Ja vaimne pool ja füüsiline pool, mõlemad on ühtpoodi olulised ja tähtsad. Vaimne toit ja füüsiline toit. Siis tahtsin ma veel rääkida sellest samast numbrite maailmast ka veel seda, et kui kokku need numbrid ülemine rida ja alumine rida liita, siis mõlemad pidi saab kokku number 7. See ei ole juhuslik, see ei saa olla juhuslik. 7 iseenesest on samamoodi
oot, ma vaatan, mis ma siia kirjutasin ka mõne sõnaga vist. Ja ma kirjutasin, et 7 on nagu kaarik. Taaro kaardides on see kaarik. Ja kaarik on kangelase teekond. Vaimne ja füüsiline ühendus. Nii nagu nendes kaardides. See on lihtsalt kordav lihtsalt üle selle. Et ja 7 on illusioonide ületamine. Elu korrektsioon, korrektuuri tegemine. Õppimine, vaimne tarkus ja ka üksi toimetamine. Et sa ei satuks ka sõltuvusse liigselt ühiskondlikust ja teiste inimeste arvamustest. Ja kaarik ongi kangelase teekond. Ja kangelane oled ju sina ise. Sina juhid oma elu. Sina juhid oma elu kaarikut. Ja see tähendab seda, et liigu, tegutse, liigu edasi, leia iseendasse vaprus, julgus, teotahe, nii vaimses kui füüsilises mõttes tegutseda, ellu viia ideed, mõtted füüsilisel tasandil. Sest siin mõlemad on olulised ja tähtsad. See on vaimne ja füüsiline pool, vaimu ja mateeria ühinemine. Et see on teekond iseendasse. Ja teekond ka välismaailmas, reaalses maailmas. See on nagu sööst tulevikku. Järgmisele levelile. Vaatamata hirmudele, kartustele, julguse, vapruse, iseseisvuse avastamine iseenda sees. See võib tuua kaasa vastuolusid, nii nagu on see paavst ja saatan on vastuolulised pooled, aga nad on ing ja yang. Nad on must ja valge. Nad on öö ja päev, koit ja hämarik, mis ei saa teineteiseta. Sinus on valge ja tumedam pool. Leia see ühtsus ja ühisus. Ja liigu koos selles ühtses olemises või ühtses olekus edasi. See on progress. Ja võib-olla tulebki vastuollu minna ka ühiskonnaga, ülejäänud maailmaga või traditsionaalse maailmaga. Aga et mitte miski ei tule kergelt, sest kui on vastuolus iseenda sees või vastuolud välismaailmaga, siis see juba emotsionaalses mõttes toobki esile selle leina, selle muretsemise, need emotsionaalsed vaimsed raskused. Ja on aeg ka otsida selliseid aktiivseid eneseväljenduse võimalusi. Sest kõik need ka need kaardid toetavad eneseväljendust. Eneseväljendus võib olla sõnaline, võib olla ka, nagu mina teen, maalin, tants, laul, muusika. See kõik on eneseväljendus. Kuidas keegi soovib ja tahab eneseväljendust jagada. Jah, see ei õhuta nüüd TikTok'i. Seda ma nüüd ütlen küll, et see ei ole see teema. See on olulise asja jagamine.
ja oluline ei ole oma söögipildi jagamine. See ei ole oluline. Või see, et mul paistab päike, kas teil ka või? Meil saab vihma, kas teil ka sajab või? Sajab küll ja paistab päike ka, saab täpselt samamoodi. Et saatan võib-olla ütleb et see on oluline. Tegelikult ei ole. Ja tuleb leida endale, kui informatsioon on kogutud, siis tuleb leida endale sobiv edasiliikumise tempo ja kiirus. Vaat see on oluline. Inimesed on erinevad, energiatase on erinev ja selle tõttu on ka sinu jaoks sobiv tempo, sinu jaoks sobiv kiirus, sinu jaoks sobiv rütm. Aga et ära tee enda eesmärgist kinnisideed, püüa säilitada mõõdukus, sest mõõdukus on hästi oluline ja tähtis, tasakaal, mõõdukus, tasakaalu leidmine iseenda sees ja ümbritsevaga, muidu need emotsioonid lähevad paigast ära. Kõik aitab, sellest on juba piisavalt, siin on mõtteainet küll ja veel. Ja mina ise veel siin arvatavasti ka seedin seda veel edasi. Kõike kaunist teile edaspidiseks.